Viimastel aastatel on sõjalised analüütikud hoiatanud Hiina kasvava ohu eest USA merelisele ülekaalule. On tõsi, et Hiina on paljudes aspektides kiiresti vähendanud mereväe võimsuse lõhet. Kasutades oma ülemõõdulist tootmisvõimsust, on Hiina merevägi Plan nüüd rohkemate laevadega merel kui USA ning toodab uusi laevu märkimisväärselt rohkem kui USA. Kuid on üks mereväe valdkond, kus vaidlusi pole – allveelaevad. Selles kategoorias on võitja USA. Vaatleme, miks ookeani sügavustes on olukord endiselt USA kasuks ja miks see muudab Hiina mereväe USA vastu jõuetuks. USA-l on selles kategoorias endiselt märkimisväärne ülekaal. 2026 aasta alguse seisuga on USA-l kokku 66 allveelaeva, millest kõik on tuumajõul töötavad. Hiinal on ainult 12 tuumajõul töötavat allveelaeva ja vähemalt 46 tavapärase jõuallikaga diisel-elektrilist allveelaeva. Tuumajõul allveelaevad on diisel-elektrilistest võimekamad, pakkudes suuremat tegevusulatust, varjatust ja ründevõimet. Nii et kuigi Hiinal võib olla peaaegu sama palju allveelaevu, pakub USA tuumajõuline laevastik palju laiemat ülesannete valikut ja nagu varsti näeme, lõpmatult suuremat hävitusjõudu. Lisaks sellele on USA allveelaevadel kokku umbes 1168 vertikaalset raketistartisüsteemi ehk VLS-i rakettide väljatulistamiseks. Kuid nagu me varem mainisime, väheneb kahe laevastiku vahejärjest. Rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi IISS andmetel ületas Hiina esimest korda USA'd tuumaenergia jõul töötavate allveelaevade aastases tootmises ajavahemikus 2021-2025. Selle aja jooksul lasi Hiina vette 10 tuumaallveelaeva kogukaaluga 79 000 tonni, USA aga 7 allveelaeva 55 000 tonniga. Aastatel 2016-2020 tootis USA 7 allveelaeva, Hiina vaid 3, mis näitab tootmismahtude muutuse ulatust. Aga põhinumbrid ei räägi kogu lugu, seda juhtub harva. USA 65 aktiivsest allveelaevast on 14 tuumajõulist ballistiliste rakettidega allveelaeva ehk SSBN-i. Ja 51 on kombinatsioon tuumajõulistest juhitavate rakettidega allveelaevadest ehk SSGN-idest ning tuumajõulistest ründeallveelaevadest ehk SSN-idest. Hiinal on ainult 6 SSBN-i ja 6 SSN-i. Kui kunagi tekib katastroofiline tuumasõda, on see erinevus väga oluline. Tõeliseks tuumaheidutuseks on vaja mandritevahelisi ballistilisi rakette ehk ICBM. Paigutades tuumarelvi kandvad ICBM-id SSBN-idele strateegilistes asukohtades üle maailma, saab riik tagada hävitavate vastulöökide andmisega siis, kui maismaa on hävitatud. Asi on selles, et Hiina 6 SSN-i ei suuda tulistada ICBM-e ehk täpsemalt SLBM-e, mis on allveelaevalt lastavad raketid. SSN-ID on mõeldud taktikalisteks, mitte strateegilisteks missioonideks ning varustatud peamiselt tavapäraste tiibrakettide ja torpeedodega, mitte ülipikkade tuumarakettidega. See piirab nende tegevusraadiost ja kasulikust tuumaheidutusvahendina võrreldes SSBN-idega. Hiina 6 SSBN-ist ei piisa kogu maailma ookeanide katmiseks, isegi kui need oleksid USA SSBN-idega võrdsed, mida nad siiski ei ole. Allveelaevad, eriti suured ja keerukad SSBN-id, nagu USA Ohio klass, vajavad ulatuslikku hooldust ja pidevat mehaanilist peenhäälestust. USA 14 Ohio klassi SSBN-ist on tavaliselt korraga saadaval 10-12. Neil on 2 meeskonda, sinine ja kuldne, kes vahelduvad 77 päeva patrullil ja 35 päeva sadamas. USA 14 allveelaeva võimaldavad peaaegu pidevat heidutust, kus korraga on merel 4-6 SSBN-i. Hiina allveelaevad peavad missioonide vahel kaua dokis olema, seega on korraga aktiivseid vaid 2-3 allveelaeva. Kui need eemaldada, kaob Hiina allveeline tuumaheidutus. Lisaks sellele, et USA-l on merel 2 korda rohkem SSBN-e, on seal alati ka 1 või 2 Ohio klassi SSGN-i.
Neil on märkimisväärne võime jääda pikaks ajaks merele. Üks SSGN USS Florida püsis kuulsal kombel merel 727 päevaks, peaaegu 8 aastaks, tänu meeskonna vahetustele ja välismaisele varustamisele. Nüüd annab see arvuline erinevus USA-le suure eelise Hiina ees nii rünnakukohtade arvus kui ka varjatud rünnakuvõimalustes. USA ründalveelaevadel on samuti palju suurem tulejõud. Hiina 6 Type 094 ehk Qin-klassi SSBN-i suudavad igaüks kanda kuni 12 allveelaevalt lastavat ballistilist raketti, mis annab kokku 72 korraga välja lastavat raketti. Iga allveelaevalt lastav ballistiline rakett kannab umbes 3-5 tuumalõhkepead. See annab Hiinale 216 kuni 360 tuumalõhkepead. USA 14 Ohio-klassi SSBN-i kannavad igaüks kuni 20 Trident 2 D5 raketti. Algul pidid need kandma 24 allveelaevalt lastavat ballistilist raketti mitme iseseisva lõhkepeaga, kuid Stark-lepingu tõttu vähendati seda arvu. President Donald Trumpi administratsioon lasi selle lepingu vastuoluliselt aeguda, kuigi Venemaa püüdis seda pikendada kuni uue kokkuleppeni. Kuna USA president Donald Trump on relvastuskontrolli mõiste hüljanud, võime peagi näha USA SSBN-ide kanda olevate SLBM-ide arvu kasvu. Praegu kannab iga allveelaev 20 Trident raketti. Iga Trident 2 D5 rakett kannab kuni 8 iseseisvalt juhitavat tuumalõhkepead. Praegu on operatiivsetel ja lepingulistel põhjustel hinnanguliselt 45 lõhkepead raketi kohta. USA-l on korraga kasutusel 1120-1400 tuumalõhkepead, mis on 3-4 korda rohkem kui Hiinal. Hiina peaks SSBN laevastiku kahekordistama ja tulejõu 4-kordistama, et USA-ga võrdsust saavutada. See tähendab, et nad peavad oma tuumalõhkepeade arvu suurendama. Hiina varu on hinnanguliselt 600-700. Eksperdid arvavad, et see arv jõuab kümnendi lõpuks 1000-ni, kuid jääb USA varudest kaugele maha. USA-l on hinnanguliselt 3700 kasutusvalmis tuumalõhkepead. Kui arvestada maha 1477 lõhkepead, mis on lammutamisel, siis on USA-l hinnanguliselt 1770 paigutatud tuumalõhkepead ja veel 1930 reservis. Ainult Venemaal on rohkem, kuid mitte palju. Hiinal on väga suur mahajäämustasa teha, kuid nad üritavad. Nüüd ennustavad mõned eksperdid, et tänu oma suurele laevaehitusvõimekusele saavutab Hiina selles vallas arvulise võrdsuse või isegi ülekaalu järgmise kümnendi jooksul. Hiina laevaehitusvõimekus on USA-st 230 korda suurem ja see vahe kasvab igal aastal. Rohkem allveelaevade ehitamine ei taga konkurentsivõimet, kuna kogemust ei saa osta ja USA-l on seda palju rohkem. Laevastik peegeldab aastakümnete pikkust inseneerimeisterlikkust ja strateegilist ettenägelikkust, mille keskmes on veealust keskkonda valitsev täielikult tuumajõuline arsenal. Tänane laevastik koosneb tipptasemel Virginia-klassi tuumaründeallveelaevadest, vananevatest, kuid endiselt maailma parimate hulka kuuluvatest Ohio-klassi ballistiliste rakettidega tuumaallveelaevadest, vähestest erakordselt arenenud Seawolf-klassi allveelaevadest ning suurest hulgast vananevatest Los Angeles-klassi allveelaevadest. Täiesti uued, tipptasemel Columbia-klassi ballistiliste rakettidega allveelaevad on arendamisel ning esimese laeva valmimist oodatakse selle kümnendi lõpus. Nagu arutatud, kannavad Ohio-klassi allveelaevad kuni 20 Trident 2 D5 raketti, millel on mitu iseseisvalt sihitavat taassisenemislõhkepead ehk MERVid, mis suudavad tabada sihtmärke kuni 12 000 kilomeetrit kaugusel. Virginia-klassi allveelaeva Block 5 konfiguratsioon sisaldab 25-meetrist Virginia raketimoodulit, mis võimaldab kanda kuni 40 Tomahawk raketti. See on tohutu kogus rasket tulejõudu, kuid just nende ületamatu tehnoloogia eristab neid tõeliselt, eriti varjatuse ja akustika osas. Virginia-klassi allveelaevad kasutavad pumpjugajameid ja müra summutavaid katteid, et hoida heli alla 100 detsibelli. See on ookeani taustamüra tasemel ja jääb isegi tundlikele hüdrofonidele märkamatuks.
Teisalt on sellel ANB QQ10V sonaarite komplekt ühendatud suure avaga, vöörisensorite ja TB29A pukseeritava andurimassiiviga. See töötab akustilisi andmeid nii täpselt, et eristab allveelaeva võlli pöörlemissageduse toone vaala häälitsustest üle 50 meremiili kauguselt. Hiina allveelaevad ei küündi USA omade tasemeni ega jõua sinna ilmselt niipea. Aga nad pingutavad selle nimel. Hiina Type 093B allveelaevad on võrreldes mürarohkete O91 Han-klassi eelkäijatega parandanud müra vähendamist võlli summutamise ja tilgakujulise kere abil kuni 120 detsibellini. Yuan-klassi allveelaevad lähevad sammu võrra kaugemale, kasutades õhust sõltumatut jõuseadet ehk AIP, et saavutada müratase umbes 110 detsibelli. Need anehoilised plaadid, mis on pöördprojekteeritud Vene kiloklassi lahenduste põhjal, summutavad sonari peegeldusi tõhusamalt kui vanemad mudelid. USA allveelaevad suudavad tuvastada vaiksemaidki Hiina allveelaevu suurtel kaugustel, tihti enne, kui neid endid avastatakse. Hiina veealused tuvastusvõimed paranevad, kuid jäävad ulatuselt maha. Ja täpsuselt. Allveelaevade vastasseisus on avastatavus pöördvõrdelises seoses ellujäämisvõimalusega. Kui sind kuuldakse, saab sind tabada ja vastupidi. USA tehnoloogiline ülekaal tähendab, et Hiina allveelaevu on lihtsalt palju lihtsam leida ja tabada ning Hiina on praegu selle vastu võimetu midagi ette võtma. Kui vajad faktilist kajastust ja analüüse sõjateemadel, oled õiges kohas. Telli The Military Show, et olla kursis tähtsaimate sõjauudiste ja nende tähendusega. USA veealune eelis tänu paremale sonari ja sensoritehnikale suureneb veelgi, sest USA laevastikul on parem võrgu koostalitlusvõime. Virginia-klassi allveelaevade Anbig-1 lahingusüsteem ühendab andmeid satelliitidelt, MQ-4D Triton droonidelt ja P-8 Poseidon lennukitelt, parandades sihtmärkide valikut ja missioonide planeerimist. See annab USA allveelaevadele suure eelise, võimaldades neil tegutseda parema olukorrateadlikkusega kui vastastel, isegi kui vee all on reaalajas uuendused piiratud. Sügav ühendumus hõlmab ka lennukikandjate löögigruppi, kus allveelaevad tegutsevad eesliini luurajatena. Nende ülesanne on edastada krüpteeritud raadiosidet OE-538 mastiga pinnalaevadele, näiteks Allipõrki-klassi hävitajatele. Lõuna-Hiina merel võimaldab see võrgustatud lähenemine USA allveelaevadel teha koostööd ASV kopteritega, kes viskavad ANSS Q-62 sonopoid Hiina allveelaevade asukoha trianguleerimiseks. Nii tehes kompenseerib USA merevägi piirkonna madalate vete sonarilaineid hajutava mõju, mis muidu võiks allveelaeva operatsioone madalas vees oluliselt keerulisemaks muuta. Sellest räägime kohe lähemalt. See koostöövõime ja ülekaal mitmes valdkonnas näitab USA ainulaadset kogemust allveelaeva sõjas. USA on neid taktikaid ja tehnikaid täiustanud aastakümneid, samas kui riigid nagu Hiina alles alustavad nende väljatöötamist. Jällegi on see kogemuse küsimus, mida tuleb teenida, mitte osta. USA viis allveelaevade vastase sõjapidamise täiuseni külma sõja ajal, kui Hiinas valitses vaesus ja sõjavägi oli lagunenud. USA jaoks nõudis Nõukogude Alfa ja Kuula-klassi allveelaevade ohtude jälgimine Atlandi GUKI vahealas selliseid uuendusi nagu SOS-is hüdrofonivõrk ja ulatuslik väljaõppe. Meeskonna oskusi nõrkade toonisignaalide tõlgendamisel tihedate termiliste kihtide seas lihviti pika ajalooga kohtades nagu mereväe allveelaeva kool Gradonis. Gradoni kool asutati 1916. aastal, see oli 110 aastat tagasi, mis näitab, kui kaua USA on olnud allveelaevanduse alal juhtiv jõud. Hiljem on loodud veel mitmeid allveelaevade väljaõppekeskusi, sealhulgas mereväe allveelaevade väljaõppekeskus Pacific ehk NSTCP Pearl Harboris Hawaii'l, allveelaevade õppekeskus Norfolk ehk SLFN Norfolkis Virginias ning Tridenti keskused Kings Bay's Georgias ja Bangoris Washingtonis. Danvillis Virginias arendatakse uut allveelaevade väljaõppekeskust. Hiinas on peamine allveelaevade väljaõppekeskus Mereväe allveelaevade akadeemia NSA Tsingtaos.
See asutati 1953. aastal, ligi 40 aastat pärast USA esimest allveelaevade akadeemiat ning on hiljuti laienenud, avades 2016 paiku uue ülikooli linnaku. Tulemus on see, et Hiina alustas võrreldes USA-ga väga hilja ja püüab siiani järele jõuda. Hiina allveelaevnikel on keskmiselt 10 aastat kogemust, USA-l 15-20 aastat ning see kogemus on aja jooksul kogunenud. Külma sõja lõpuks oli USA saavutanud Nõukogude Liidu üle veealuse ülekaalu, mis on püsinud Venemaa suhtes tänaseni. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist ja külma sõja lõppu 1980. aastate lõpus kasutati seda veealust oskusteavet luure, seire ja vaatlusmissioonidel ehk ISR missioonidel. Los Angelese klassi allveelaevad patrullisid Pärsia lahes operatsioonide Kõrbetorm ja Iraagi vabadusajal kuulasid sidet ja tulistasid Tomahawk. Hiljem jälitasid Virginia klassi allveelaevad 2020. aastate algul Iraani allveelaevu. Lahinguülesandeid on pidevalt toetanud range väljaõppe. Suured õppused nagu Rindpack toovad USA tuumaallveelaevad liitlasvägede merevägedega keerukates allveelaevade vastastes stsenaariumidesse, täiustades taktikaid tulevasteks kokkupõrgeteks Hiinaga Vaikse ookeani rannikul. See võib olla ülioluline suures sõjalises konfliktis Hiinaga. Madala vee- ja rannikualade operatsioonides pole USA ja Hiina võimete vahe nii suur. Ükski merevägi ei küündi sügavmereoperatsioonides USA mereväe tasemeni. USA-l on lisaks maailmatasemel lennukikandjatele, hävitajatele ja allveelaevadele ka palju ulatuslikum sõjaväebaaside võrgustik üle maailma. USA 750-800 baasi ületavad kõiki tänapäeva sõjalisi suurriike. See on inimkonna ajaloo suurim sõjaline võrgustik, ületades kaugelt iga teise riigi välismaal asuva sõjalise kohaloleku. Lähim rivaal on Ühendkuningriik 145 välisbaasiga Prantsusmaal ja Türgil on kumbki 30-50 baasi. Venemaal on hinnanguliselt 52, Hiinal 29. Venemaa baasid asuvad peamiselt naaberriikides Kesk-Aasias, Süürias ja Armeenias. Hiina väed on samuti koondunud sinna lähedale, vaid Djibouti ja Kuuba baasid asuvad kaugemal. Seevastu USA on sõna otseses mõttes kõikjal, igal kontinendil ja igas maailma nurgas. Enamik merevägesid on loodud kohaliku kaitseks, kuid USA merevägi on loodud selleks, et oma jõudu üle maailma rakendada. Hiina püüab enamiku allikate kohaselt aktiivselt oma mereväge laiendada avamere laevastikuks, mis suudaks USA mereväele kogu maailmas vastu astuda või vähemalt kaitsta oma suurt kaubalaevastikku kõikjal. Mis saab, kui laevandus jätkab allakäiku seadusetuse ja piraatluse suunas? See on Hiina sõjalises doktriinis uus areng ja tõenäoliselt kulub neil järele jõudmise alustamiseks vähemalt paar aastakümmet. Hiina laevastiku peamine eesmärk oli seni omavete kaitse, USA mereväe ülekaalu eitamine ja Taiwani vallutamine, mitte jõu globaalne projitseerimine. Viimase kümnendi paari jooksul on Hiina keskendunud rannikukaitse asemel jõu projitseerimisele. Hiina on end USA võimaliku agressiooni eest kaitsmiseks näidanud ekspertidele tõhusana ning nende sõjamängud tõestavad, et Hiina allveelaevastik võib olla tõhus hoolimata mahajäämusest. Kuna Hiina diiselelektrilistel allveelaevadel puudub USA tuumaallveelaevade akustika, sensorid ja tulejõud, võivad nad ründavale USA laevastikule siiski ebameeldivaid üllatusi valmistada. Nende relvad pole küll USA tasemel, kuid on siiski võimsad. VG-18 laevatõrje tiibrakett lendab kiirusel Mach 3 U2300 miili per aani ja ulatub 335 miili kaugusele. Merepinnal liuglev lõppfaas võib olla väljakutse USA aegise kaitsesüsteemidele. JL-3 allveelaevalt lastavad ballistilised raketid Chin-klassi allveelaevadel kannavad mitut lõhkepead ja tugevdavad tuumaheidutust, samas kui U-6 torpeedo, mis põhineb MK-48-l, viib 450 naelase lõhkepea 28 miili kaugusele. Tulejõud pole oluline, kui allveelaevad on USA soonarile kuuldavad. Kuid Lõuna-Hiina mere madalates vetes ja esimese ning teise saarteahela ümbruses muutub see olukord.
70-meetrised madalikud ja riffidega rannik hajutavad sonari. Kujutage, kuidas SQS-53C signaalid põrkuvad Spratli korallidelt. Need tingimused soosivad diiseleelektrilise UN-klassi AIP allveelaeva vaikust ja 7-meetrist süvist, sobides ideaalselt varitsuseks vaidusaluste eelpostide, näiteks Fiery Crossi lähedal. 8000 meremiili tegevusraadiusega saab see nädalaid jälgida USA lennukikandjaid, mis on IE-18 jaoks ideaalne varitsuspositsioon. USA Virginia-klassi allveelaevad on mõeldud kuni 600 meetri sügavusele, mis tõttu kaotavad madalates vetes osa eelisest. 10 meetri süvise tõttu on madalates vetes oht põhja kriimustada, kuid PQQ-10 sonar suudab segaseid kajasid eristada ka seal, kus Hiina kehvemad sonarid hätta jäävad. Kuid nendest madalikest kaugemal, sügavas vees, pole konkurentsi. Luzoni väinas on USA tuumaallveelaevad suutnud püsivalt liikuda 56 km/h ning kasutada koos P-8 luurelennukitega võrgustatud luure- ja jälgimissüsteeme, mis võimaldab kaugelt rünnata. Regulaarsed allveesõja õppused nagu Black Widow 2025 Hawaii lähedal, Sea Dragon 2025 ja Malabar 2025 Guami lähedal parandasid taktikat ja liitlaste koostööd. Kaugelt mõjutamise võime, mis ühendab täpsuse ja püsivuse, tagab USA ülekaalu seal, kus sügavus seda võimaldab. Hiina loodab tehnoloogilist puudujääki kompenseerida allveelaevade suurema tootmisega ning arvulise ülekaaluga. Yuan-klassi allveelaev maksab umbes $200 miljonit, Virginia-klassi oma üle 3 miljardi. Hiina toodab rohkem kui USA ja palju kuluefektiivsemalt. Hiina teine samm selles vallas on suurte mehitamata allveesõidukite ehk UV-de arendamine. Pole selge, kui palju need võivad mängu muuta või kas Hiina üldse kavatseb neid tuumarelvadega varustada, et luua Venemaa Poseidon UV-analoog. Need on tavarelvastuses ja kasutatakse peamiselt luureks ja miinide paigaldamiseks. Praegu on Hiinal siiski eelis. 2025 aasta septembris demonstreeris Plan AIX-002 ja HSU-100 eriti suuri mehitamata allveesõidukeid ehk XXL UV-sid, mille pikkus on 60 kuni 65 jalga. Hainani lähedal ehitatakse satelliidipiltide järgi 135-150 jalapikkuseid suuremaid mudeleid. Need massiivsed platvormid on mõeldud konkureerima tavaliste diiselallveelaevadega suuruse poolest, kuid töötavad ilma meeskonnata. Arvatakse, et need sobivad kaugmissioonideks ning võivad kanda torpeedosid, meremiine või lasta välja väiksemaid allveesõidukeid. Pole tõendeid, et Hiina plaaniks neid praegu tuumarelvadega varustada. Väiksemad mudelid nagu Kilin ARV, hübriidne autonoomne kaugjuhitav sõiduk, mis suudab roomata merepõhjas, ja Haishen 6000 AUV, mis suudab sukelduda kuni 3,7 miili sügavusele, näitavad laia võimekuste spektrit. Ja paljud neist UV-dest on juba aktiivsed. Hiina on juba paigutanud CV-ING ja HSU-001 UV-d luureks, miinisõjaks ja teabe kogumiseks Lõuna-Hiina meres, India ookeanis ning Vaikse ookeani piirkonnas. Ka USA'l on oma XL UUV programm, mille keskmes Boeing Orca. Orca on 85-jalane 85-tonnine autonoomne diiselelektriline allveelaev, mis on mõeldud mitmekuulisteks missioonideks kuni 6500 meremiili kaugusele. 30-jalane modulaarne lastiruum mahutab kuni 8 tonni, näiteks Hammerheadi miine, väiksemaid UV-sid, sensoreid või elektroonilise sõjapidamise süsteeme. See on Hiina analoogidele enam kui võrdväärne. Siiski on Orca programm silmitsi seisnud märkimisväärsete viivituste ja kulude ületamisega, olles 2022 aasta lõpuks ajakavast 3 aastat maas ja eelarvet ületanud $242 miljoni võrra. Esimene Orca tarniti 2023 detsembris. Teine plaanitakse märtsis 2026. Autonoomsed allveelaevad võivad muuta allveesõda sama põhjalikult, nagu autonoomsed õhusõidukid või droonid on muutnud sõjapidamist õhus ja maal. Ukraina mereveedroonide kasutamine Vene Musta mere laevastiku ja laiemalt varitankerite laevastiku hirmutamiseks Mustal merel on hea näide sellest. Praegu on USA allveelaevade vaieldamatu liider.
Virginia klassi tuumaalveelaev võiks Scarborough madaliku lähedal mõne minutiga lasta välja 40 Tomahawk raketti ja hävitada Taiwani suunas liikuva sissetungilaevastiku. Ja tuumasõja korral saavad Hiina tuumaallvelaevad tõenäoliselt kalatoiduks enne, kui nad jõuavad oma allvelaevadelt lastavaid ballistilisi rakette välja lasta. Hiina ei saa sellele eriti vastu astuda. Tuumasõja korral tahaksid olla võimalikult kaugel tulepallidest ja kiirgusest. Vaata videot, et teada saada USA's kõige turvalisemad kohad, kus olla, kui see juhtub. Aitäh vaatamast!